Midagi ma olen täna õppinud, nüüd väga selgelt tuleb öelda oma kuuluvus. Ehk siis minult loodeti, et ma olen ühes lihasööjate maailmas, olen nagu see ühe riigi patrioot, kuhu me sündisime, et ma olen seal nagu see, jah. Ja tuleb öelda nagu selgelt, kes sa oled ja kõiki oma ideed võib-olla põhjendada. Ja siis see surve nagu läheb ära, sest siis nad saavad aru, et nad ei saa sult seda midagi, mingit ideelist toetust selles vaimses energeetilises maailmas. Vaid nad saavad nagu midagi muud, midagi muud siit. Ja siis omavaheline suhe nagu läheb paremaks. Mul oli väga rasked tunded just oli ja ma mediteerisin nendega. Et miks nii palju seda ärevust on õhus. Ja mult kogu aeg nagu taheti midagi. Umbes ma oleks see Eesti patrioot ja selles lihasööjate maailmas, on ju. Aga kui sa nagu räägid natuke teist juttu neile, siis see nagu hajub see soov, et muidu on kogu aeg sihuke petlik lootus nagu õhus, et äkki ta vist veel saab asja, on ju, või et äkki ta nagu võtab aru pähe ja äkki ta on nagu meie lõpuks, on ju. Et asi pole selles tegelikult, et me oleks ühesugused. Asi on pigem on ju parimas võimalikus koostöös. Ja ütleme, et ma tahan koostööd kellegagi, see ei tähenda, et see inimene peaks nagu olema täpselt nagu mina. Ja see on raske, on ju, kui inimene on teistsugune. Aga siiski meil on võimalik nagu aktsepteerida, mina mõtlen ühtemoodi, see teine inimene mõtleb teistmoodi. Ja kui see omavaheline suhe nagu on väga raske võib-olla mõnikord, on ju, et me on täiesti erinevates maailmades. Ja siis see põhjustab tegelikult sellist segadust, hirmu, võib-olla ärritust isegi, on ju. Et ei saada täpselt aru, kes kus on, on ju, et kes sina oled, on ju, miks te ei mõtle ühtemoodi, on ju, miks te mõtlete erinevad. Ja aga kui selgelt nagu hakata väljendama, et on ju, nii ja nii ja nii ja nii ja nii ja nii. See ei ole nii tõsine ja tähtis, vaid see on, hakka nagu rääkima, kuidas sina näed asja ja mis seal võiks olla, on ju. Ja siis see surve nagu läheb ära, ma ei tea, see ei tundu oluline või tähtis, aga ometi see nagu häiris mind kohutavalt, on ju. Jah, aga see on võib-olla mingi, mitte nagu läbirääkimised on võimalik teha, vaid sihuke eneseväljendus on ju, on võimalik teha, on ju. Need mingid vaimud on nagu väga valvsad, et nad kogu aeg vaatavad, et äkki nad saavad midagi siit, on ju. Kui sa ütled, et ma olen hoopis selline ja hoopis teistsugune ja hoopis selline, siis nad vaatavad, et vau, et siit ei saagi, on ju, seda. Ja see õhkkond muutub natuke nagu sõbralikumaks, muidu on kogu aeg, et ma tahan midagi saada siit, on ju. Taavi, miks sa ei tee midagi? Aga ma ei ole nagu selles vibratsioonis võib-olla, et see, mis meil on pakkuda, mis mul on anda, on võib-olla nagu mingi teine asi, on ju.
kui sa annad seda teist asja nagu järjepidevalt, selles mõttes, siis see kuidagi lõpuks nagu jõuab mingisse arusaamisesse, onju. Ütleme, et sa ei müü nuge, aga keegi küsib sult kogu aeg nuge, onju. Ja siis annad seda teist asja kogu aeg, siis lõpuks nad saavad aru, et sul on midagi muud anda, onju. Ma ei tea, kui kasulik see üldse on või midagi. Aga midagi see ikka on, see mingi energeetilise maailma lahtiseletus on ju või siuke. Ma saan isegi palka nagu nende eest vaimselt energeetiliselt, et kui ma seletan mingid energiad lahti või lahendan mingid energiad. Ja ma olin tohutus segaduses, et inimesed küsivad, mis sinu töö on või mida sa nagu teed, onju. Palju on sellist energeetilisi asju ja vähe on võib-olla seda selle maailma nagu tavatööd või. Et me oleme sündinud erinevatel põhjustel siia maailma. Meil on erinevad ülesanded. Ja me kõik võiks üksteist nagu niimoodi tähele panna, et see hing on võib-olla tulnud selleks, et seda õpetada või seda anda või sellist laadi kogemus pakkuda. Teine hing ei ole üldse selleks on ju siin, et ta on mingi muul eesmärgil siin. Ja et me teeme nagu mingeid muid asju hoopis. Ja kui saadakse nagu aru, et see on umbes selleks siin see inimene on ju, et siis see koostöö nagu laabub ja sujub paremini, aga kui sa nõuad kogu aeg nagu seda, mida tal ei ole teisel inimesel, siis see koostöö nagu on siuke ühepoolne käsk on ju, mis ei vii mitte kuhugi, sest teine isegi ei vasta sellele käsule. Ehk siis lahkus, sõbralikkus, selline okei õhkkond on päris hea asi on ju.